Tere hommikut, lugupeetud investorid, analüütikud ja huvilised üle veebi. Tere tulemast meie webinaariumisse. Minu nimi Valdo Kalm ja meie finantsjuht Andrus Ait. Tere hommikust. Teeme siis ülevaate kolmandast kvartalist ja taustal kindlasti ka 9 kuu tulemused. Ehk siis nagu alati alustame põhisündmustest ja võime öelda, et kolmas kvartal oli üsna edukas. Kaubavood kasvasid 8%. Reisijate arv samuti suurenes ja meid külastas siis ka esmakülastusena 8 uut laeva ja lisandus üks uus operaator, Ritz-Carlton, kes siis omab oma kruiisifirmat, tegemist on siis Deligetiga, aga alati nii uued operaatorid kui ka täiesti uued laevad, mis siis teevad esmakülastuse, on äärmiselt oluline. Et kui me neid hästi vastu võtame ja kõik sujub, siis on väga suur tõenäosus, et külastatakse meid taas. Siis meie parvlaevandus, üleveoteenus näitas taaskord stabiilsust ja kasvas just sõidukite arv, reisijate arv jäi enam-vähem samaks. Jäämurdja Botnica alustas küll kolmandas kvartalis hiljem ehk charterpäevi, tööpäevi olid mõned päevad vähem kui eelmisel aastal, kuid tegi seda väga kasumlikult, nii et kasumlikkuse mõttes tegi Botnica täitsa hea kvartali. Meil oli ka 2 kohtuvaidlust, kus toimusid meie jaoks üsna positiivsed arengud. Eriti oluline on siis meil MPG Agroproduction OÜ pankrot ja meil on lootust, kui kõik nüüd sujub, saada oma hoonestusõigus tagasi. Tegemist on siis küllaltki suure maa-alaga Muuga sadamas. Ja tähistasime Tallinn-Helsingi liini 60. aastapäeva, meie jaoks väga oluline liin, kõige suurema mahuga. Nii et olid meil siis siin nii laevafirmade esindajad kui ka Helsingi sadama juhtkonna esindajad. Nii et tegime siin ühe väikese ürituse ka klientidele. Trendid nüüd põhisegmentides. Nagu sai öeldud, reisisadamates kasv ja jätkus siis ka kruiisilaeva külastuste kasv, ka kruiisireisijad tegid ligi 20% suurema kasvu ja kokkuvõttes siis müügitulu suurenes 4%. Vabandust, kohe jõuan tagasi kaubasadamate juurde. Ehk kaubamahtude kasv 8%, laevakülastusi küll natukene vähenes, kuid kokkuvõttes, kuna puistlast ja konteinerid tegid hea kasvu, müügitulu suurenes. Reisiparvlaevanduses stabiilne müügitulu, reisijate arv stabiilne, sõidukite arv kasvas. Ja Botnicas siis müügitulu küll veidikene vähenes, sest oli kasutusmäär madalam, kuid kasumlikkus paranes oluliselt. Tuletan meelde, et eelmise aasta kolmandas kvartalis olid meil seal rikkest seotud remondikulud ka veel lisaks. Reisijate arv siis kolmandas kvartalis põhiline kasv siis Helsingi liinilt ja kruiisist. Stockholmi reisijate arv vähenes 9 kuu lõikes. Samuti paariprotsendine kasv ja oluline on siis siin, et laevakülastused näitasid ka reisijate äris kasvu. Küll mitte palju, aga protsent, nii et me räägime stabiilsest ärist.
Kaubamahus teeb head meelt see, et erinevad lastiliigid kasvavad, kõige suurem osa siis kolmandas kvartalis tuli puist lastist, see oli siis põhiliselt killustiku erinevad fraktsioonid. Ehk siin me näeme selgelt, kuidas Rail Baltica toetab palju laiemalt Eesti majandust. Et see ei ole ainult ehitusettevõtete jaoks hea, vaid siin selgelt toetab ta väga mitmekülgselt erinevaid harusi ja puistlasti all siis teine suurem mahunäitaja, mis näitas tõusu, oli vili. Ehk vilja väljavedu erinevate operaatorite poolt. Meil on siis nimelt Muugal päris suur turuosa, üle 60% viljast tuleb, Eesti ekspordiviljast tuleb Muugalt, nii et see oli siis kolmandas kvartalis see, mis kasvas. Ja konteinerid, et see jätkuvalt konteinerid näitab ka ekspordi paranemist. Ja siin samamoodi siis laevakülastuste kasv 3%. Reisiparvlaevanduses stabiilsed tulemused, nagu sai kommenteeritud. Ja Botnica puhul siis kasutusmäär küll madalam, tulenevalt prahipäevade arvust kolmandas kvartalis ja kokku ka, aga kasumlikkus oluliselt kõrgem ja panustas siis nii EBITDAsse kui ka puhaskasumisse kolmandas kvartalis TS Shipping. Tulevik. Alati on meil ka slaid trendidest tulevikku. Me ise usume, et reisijate äri taastumine jätkub. Huvitav on kruiisisesooni pikenemine 4. kvartalisse ehk nii palju külastusi novembris-detsembris ei ole kunagi planeeritud. Neid on siis 10 ehk seal on siis novembris paar tõsist kruiiserit ja mitmed jõulukülastused sel aastal. Loodame, et need kõik siis toimivad ja toimuvad ja näeme siis nii reisijate kui laeva külastuste kasvu. Kaubaäris me ise usume, et kui nüüd Eesti eksport mõnes mõttes import ja transiit ka näitab taastuse märki, siis usume, et ka 4. kvartalis me näeme kaubamahu kasvu ja selle jaoks me praegu teeme tööd oma tööstusparkidesse uute investeeringute meelitamisel ja konkreetselt on käimas siis Muuga tööstuspargis konkurss 2 krundile, mis on sellised sobivad paraja suurusega tootmiskompleksid, 2-3 hektarit, Klaukse D4 ja 6, huvi selle vastu on ja nad on valmis infrastruktuuriga kinnistud, nii et loodame aasta lõpuks teha kokkuvõtteid, sest eelmise aasta konkurss läks väga hästi, selle peale sõlmisime Jetgaasiga lepingu ja Jetgaasil on tänaseks ehitusluba väljastatud. Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustavad nad sel aastal investeeringuga. Jetgaas siis nimelt oli bio-LNG ja rohe-LNG terminal just sellel samal tööstuspargi piirkonnas, kus meil on siis ka anda vaba kai, ehk meie ei pea midagi investeerima, kõik infrastruktuur on valmis ja loodame, et Jetgaasi terminali ehitus käivitub. Käib ka Paldiski multifunktsionaalse kai arendus ja juba ettevalmistus kasutusse andmiseks. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt, nagu praegu on näha, ehk me saame ikkagi esimeses kvartalis ta valmis, loodame, et saame ka ehitusload ja valmistume siis multifunktsionaalseks kasutuseks, nagu põhifookusena on ta ikkagi maa- ja meretuulepargid, rõhutan ka maatuulepargid, ma rohkem võib-olla hetkel ei kommenteeri, aga on lootus teenindada, nii nagu me teenindasime eelmise aastal, üle-eelmise aastal Eesti maatuuleparkide ehitusi, on meil lootus ka sel aastal ja ka Põhja-Läti parke
ehk selleks on meil kogemused, selleks on meil väga tugev Stividor STV näol. Nii et kindlasti on meil huvi sealt ka siis meretuuleparke teenindama hakata. Võib öelda, et paar firmat valmistuvad selleks väga tõsiselt, me räägime laiemalt kui ainult Eesti meretuulepargid. Ja loomulikult on see kai võimeline väga erinevat keerulist kaupa teenindama ja loomulikult ka militaarlaevu ehk NATO teenindavaid laevu. Kinnisvara äri ettevalmistus on lõpufaasis. Meil on 5 detailplaneeringust 2 tõesti vastuvõtmiseks valmis. Ehk nüüd me tõesti ootame uut linnavalitsust ja loodame väga, et me saame 2 planeeringuga edasi liikuda ja siis eks me anname teada, kui konkursid välja kuulutame. Et see põhimudel on jätkuvalt, et me kutsume siis investorid, arendajaid konkreetsetele maalappidele arendama põhiliselt ärikinnisvara, aga seal on ka korterid. Ja efektiivsuse tõstmine on selles aastas ja eriti 3. kvartalis oli meil fookuses. Oleme vähendanud kogu grupi töötajate arvu, digitaliseerime ja jätkame sellega nüüd ka 4. kvartalis järgmine aasta. Nii et see peab kogu aeg laua peal olema. Siin ma annaks sõna Andrusele konkreetsete majandustulemuste kommenteerimiseks. Aitäh, Valdo. Siin on siis grupi 3. kvartali 9 kuu majandustulemused. Tulemused olid siis mõjutatud põhimahtude kasvust, et reisijate arv, kaubamaht kasvasid. Reisilaeva ja kaubalaeva külastusi küll oli mõni protsent vähem kui eelmisel aastal 3. kvartalis. Sellest hoolimata vastavad tulud suurenesid, kuna oleme tõstnud siis tasumäärasid. Ja nagu öeldud juba, et Botnica väljaprahtimine 10. septembrist ka toetas majandustulemusi positiivselt. Müügitulu suurenes 1,5%, seda siis 31,7 miljoni euroni. Kasv siis peamiselt seotud ongi kaubamahtude kasvu ja reisijate arvu suurenemisega ja samuti siis laevatasude tõus, mis siis põhineb tasumäärade indekseerimisel või tõstmisel sellel aastal. Tululiigid, mis vähenesid, olid siis tõesti Botnica väljaprahtimisest 5 päeva vähem, aga kasumlikkus Botnica tegevusest tegelikult suurenes. Ja vähenes ka elektrienergia müügitulu, aga seda siis peamiselt müügimahtude vähenemisega, see siis põhjustas ka madalamaid kulusid ja EBITale siit mõju ei olnud. Korrigeeritud EBITDA kasvuks kujunes 17%, EBITDA ise siis 15,5 miljonit eurot, kasv siin 2,2 miljonit eurot. Kasvu siis kõige enam panustas eelmise aasta 3. kvartalis, võrdlusbaasi erinevus eelmise aasta 3. kvartalis olid meil Botnica tehnilisest intsidendist tulenevad erakordsed remonditööd, sellest tulenevalt suurem remondikulu. Selle mõju oli kuskil 1,5–1,6 miljonit eurot, et seda siis sellel aastal ei olnud. Sellest tulenevalt EBITDA kasv. Lisaks kulud vähenesid siis ka kütusekulude osas, seda Botnica puhul, kuna kõik kütusekulud selle aastal olid kaetud prahtia poolelt. Lisaks vähenesid kütusekulud ka praamidele, kuna kütuse hinnad olid madalamad. Ja vähenes ka elektrienergia kulu, et need on suuremad kulupoole mõjutajad, mis siis EBITasse panustasid. Korrigeeritud EBITDA tasemeks siis pea 49%, kasvuks siin 6,3% punkti, et ise hindame, et tulemus on päris tugev. Ärikasumiks siis 9,6 miljonit, kasv siin sarnane EBITDA tasemele eurodes. Tulumaksu 3. kvartalis ei maksnud, dividendi väljamakse jäi siis teise kvartalisse. Ja perioodi kasumiks kujunes siis 8,6 miljonit eurot ja kasv siis üle 50%. Netofinantskulud siis panustasid siia täiendavalt 800 000 euroga kasvu, mis olid siis netofinantskulud väiksemad sel aastal tulenevad siis Euribori madalamast tasemest. Investeerisime 3. kvartalis 8,8 miljonit eurot, pisut rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.
peamine investeering multifunktsionaalse kai ehitus Paldiskis, nagu juba eelpool öeldud, ehitus läheb plaanipäraselt. Täiendavalt siis kolmandas kvartalis parendasime kaubasadamates teatavaid kaisid, seda siis nii Muugal kui ka Paldiski lõunasadamas. 9 kuu lõikes siis müügitulu langes 1,4%, ulatudes 89,5 miljoni euroni. Languse taga on peamiselt just Botnica tegevus 9 kuu jooksul, siis teise kvartali jooksul sel aastal laev ei olnud prahitud ja sealt siis tulude vähenemine. Aga seda aitas siis jõudsalt tasakaalustada tulude suurenemine muudes tegevustes, kauba- ja reisisadamates, mis siis muutis selle languse väiksemaks. Ja üks, nagu mainitud, siis tululiik, mis vähenes, oli siis elektrienergia müük tulenevalt madalamast tarbimisest ja seda peamiselt kaubasadamates, aga sellel on siis efekt ka kulupoolel nagu kolmandas kvartalis. Korrigeeritud EBITDA kasvuks 11%, korrigeeritud EBITDA jõudis 45,3 miljoni euroni, kasv siin üle 4 miljoni euro. Ja siia siis panustas lisaks kolmandas kvartalis toodud remondi erinevusele või puudumisele ka täiendavalt see, et esimeses kvartalis saime siis kindlustushüvitise eelmise aasta remondi katteks 900 000 eurot siit. Lisaks müüsime maad Muuga sadamas Rail Baltica kaubajaama ehituseks, selle mõju täiendavalt 900 000 eurot. Ja nagu öeldud siis, et ka kütusekuludest teatav efekt. Siin oli lisaks madalamale kuludele, mis kolmandas kvartalis oli kirjeldatud, ka täiendav efekt esimeses kvartalis, kus siis 2024 esimese kvartali kulud suurenesid raskemate jääolude tõttu praamide tegevuses. Korrigeeritud EBITDA marginaaliks siis 50,6%, kasvuks 5,6 protsendipunkti, tulemus meie hinnangul tugev. Ärikasumiks kujunes 27,9 miljonit eurot ja kasv siis 4,7 miljonit ehk üle 20%. Tulumaks 9 kuu jooksul 5,4 miljonit eurot võrreldes 3,1 eelmisel aastal. Siin on siis tegemist tulumaksu soodusmäära kadumisega regulaarselt makstud dividendidele. Dividendide väljamakse ise oli sama, mis eelmisel aastal. Ja perioodi kasumiks siis 18,9 miljonit eurot, kasv 27%. Ja siin ka kasumi kasv on siis toetatud madalamatest finantskuludest tulenevalt Euribori langusest. Laenutase iseenesest on jäänud samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Investeerisime siis 20,8 miljonit esimese 9 kuu jooksul. Siin siis suurim investeering endiselt Paldiski kai ehitus, see oli kuskil 15 miljonit eurot. Täiendavalt siis olid dokitööd laevadele, 2 parvlaevale, need olid planeeritud tööd, samamoodi planeeritud dokitööd Botnicale, IT-investeeringud ja ka konteinerkai parendused Muuga sadamas olid põhilised meie investeeringud. Nüüd vaadates tulemusi kvartalite lõikes, kolmandas kvartalis tulud suurenesid 3 segmendis. Reisisadamate puhul siis kasvuks 4%. See on siis seotud peamiselt kõrgetest tasumääradest tulenevalt ja ka kaubatasud pisut panustasid siia. Ja see kandus üle siis ka EBITDA tasemele, kasv siis eurodes sama mis tuludes, mis siis indikeerib, et kulud jäid stabiilseks. Kaubasadamates tulude kasv kolmandas kvartalis 3%, 200 000, aga EBITDA tasemel siis kasv suurem. Siin siis võib välja tuua kulude vähenemise personalikuludes ja ka teatavates remondikuludes ja muudes kuludes, et siin siis saab välja tuua, et meie efektiivsusmeetmed on hakanud või on kaubasadamates andnud tulemusi. Reisiparvlaevade puhul siis tulude osas minimaalne kasv, tulud on siis muutuvad indekseerimise osas, tulusid suurendas indekseerimine
tarbijahinnaindeksiga, samas teine komponent on reisitasu, mis siis sõltub ka kütusehinnast, kütusehinna indeks langes, selle tõttu oli selline tasakaalustav efekt ja tulud põhimõtteliselt jäid muutumatuks. Kulude poole pealt teatav tõus, mis siis EBITDA teatava languse tõi kaasa. Kulude poolelt saan välja tuua teatavate uuringukulude suurenemise, need on ühekordsed ja suunatud tulevikus suurema efektiivsuse tagamiseks ja teatavas osas ka siis tööjõukulud kasvasid ja siin on siis aluseks kokkulepped ametiühingutega peamiselt. Ja muu segment, mis siis peamiselt Botnica tegevust siin kajastab tuludes väike langus tulenevalt 5 vähemast prahipäevast, aga sellegipoolest EBITDA osas siis oluline paranemine just madalamate kulude osas, seda siis remondikulude osas. Täiendavalt eelmisel aastal meil olid suvetöödega seotult kõrgemad kulud seoses sellega, et pidime ka eritehnikat rentima laevale ja neid kulusid sellel aastal ei olnud ja seetõttu siis oluline paranemine EBITas. 9 kuu tulemused suhteliselt sarnased kasvud siis 3 segmendis. Reisisadamate puhul siis saab välja tuua lisaks tasumäärade tõusule ka teatava laevakülastuste arvu muutuse ja lisaks selle, et meil tegelikult oli sellel aastal 115 kruiisilaevakülastust, eelmisel aastal oli neid 100 9 kuu jooksul, mis siis näitab selle äri kasvu ja see panustas oluliselt ka selle segmendi kasumlikkuse ja tulude suurenemisse. Kaubasadamate puhul samamoodi kasv siis kaubamahtude kasvust ja tasumäärade kasvust ja EBITDA tasemel siis lisaks madalamatele kuludele saab siin välja tuua ka selle ühekordse mõju siis maade müügist Muuga sadamas Rail Baltica ehituseks, mis siis oli 900 000 eurot. Reisiparvlaevade puhul indekseerimise mõju tuludes ja kuludes siis teatav suurenemine personalikuludes ja teatavates ühekordsetes kuludes, et EBITas väike langus. Ja muu segmendi puhul siis tulude langus tulenevalt siis peamiselt teise kvartali mõjudest, samas siis EBITDA positiivse poole peal ja siin siis just see, et madalamad kulud ja et saime siis kindlustuse hüvitise sellel aastal. Rahavoog siis äritegevusest suurenes 3 miljoni võrra, laekumised klientidelt suurenesid, kajastub siis suuremat müüki, seda pisut vähendas siis suurenenud dividendilt makstud tulumaks selle rea peal. Rahavoog investeerimisest oli positiivne 10 miljonit, selle selgituseks, et aasta esimeses kvartalis saime siis 22 miljonit deponeeritud vahendeid tagasi, mis siis seda rida nii palju positiivselt mõjutas. Teisest küljest olid investeeringud 13 miljonit madalamad kui eelmisel aastal 9 kuu jooksul ja selle rea peal siis positiivne mõju ka maade müügist Muugal 4,8 miljonit siis rahavoolises näitajas, nii et selle tulemusel kujunes siis rahavoog investeerimisest positiivseks. Vaba rahavoog kokku 53,4 miljonit eurot, rahavoog finantseerimisest -26 miljonit eurot, võrrelduna siis -15 miljonit eelmisel aastal 9 kuu jooksul. Eelmisel aastal me võtsime maikuus täiendava laenu summas 20 miljonit eurot 3 aastaks tagamata laen. Sellel aastal me täiendavad laene ei ole kaasanud, sellest siis erinevus. Samal ajal on laenu tagasimaksed ja intressimaksed vähenenud. Laenu tagasimaksete vähenemise põhjus on siis see, et osad laenulepingud lõppesid eelmisel aastal. Ja rahavoog kokku siis 27 miljonit, netovõlg 138 miljonit, võrrelduna siis 161,6 miljonit eelmisel aastal. Laenukohustuste jääk on tegelikult sarnane, kuid vaba raha pangakontodel on suurenenud, mis siis netovõlga kajastab positiivsemalt. Bilansi poole pealt võrdluses aastalõpuperioodiga raha pangakontodel on pisut suurenenud, tulenevalt positiivselt rahavoost. Põhivara kasv, siis oleme investeerinud rohkem, kui on olnud perioodi kulum.
Muu käibevara vähenes tulenevalt sellest, et müüsime maa Muuga sadamas peamiselt, on see mõju sellest. Nüüd passiva poole pealt siis või omakapital samas suurusjärgus kui aasta lõpus, siin siis dividendide väljamakse on olnud või oli sama suur kui perioodi kasum 9 kuu jooksul. Need võlakohustused on vähenenud pisut tulenevalt laenu tagasimaksetest ja muud kohustused siis suurenenud tulenevalt nii-öelda tasumata arvetest, aga see on siis seotud investeeringutega peamiselt. Et tähtaeg veel saama patta. Et see oli viimane slaid meie esitlusest. Nagu alati meil on ka paar slaidi siin tulude jaotuse ja EBIT kohta, mida siis on võimalik huvi korral täpsemalt vaadata. Oleme üles laadinud esitluse meie kodulehele ja börsiteate kaudu kättesaadav. Sellega teeksime lühikese pausi. Palun esitage küsimusi Teamsi vahendusel ja oleme siis mõne minuti pärast tagasi, et nendele vastata. Kohtumiseni peagi. Oleme tagasi ja on saabunud mõned küsimused. Esimene küsimus Botnica kohta. Milline on Botnica prahtimispäevade väljavaade 4. kvartalis ja järgmiseks aastaks? Võime siis öelda, et Botnica eelmise nädala lõpus õnnelikult jõudis Tallinna sadamasse, see jääb siin Vanasadamas ja valmistub nüüd detsembri keskpaigast teenindama lepingut Eesti Vabariigiga ehk siis niinimetatud jäämurde ootele. Ja loomulikult me valmistume ka suveperioodiks, teeme ettemüügitööd ja võime öelda, et nii-öelda müügitorus on läbirääkimised 5-6 ettevõttega, nii et tegelikult käivad regulaarselt ja eks siis aeg näitab, kuidas meil järgmise aasta suhtes see õnnestub, aga võin jah öelda, et sellised ettevalmistused ja eelläbirääkimised käivad.
Ja teine küsimus samuti puudutab Botnicat ja puudutab siis kulude katmist prahtija poolt. Et kas see on toimunud Tallinna Sadama initsiatiivil? Tegelikult saan öelda, et kütusekulud reeglina on projektipõhistes töödes prahtija kanda, aga eelmisel aastal olid suuremad kulud peamiselt seotud sellega, et laev katkestas projektipõhise töö ja olid ülesõidud siis remonditehastesse, kus siis kütusekulud suurenesid, et see efekt oli peamiselt sellest. Ahah. Kolmas küsimus, kas saaksite kvantifitseerida ruutmeetrites nende 2 detailplaneeringu suuruse, mis vastuvõtmist ootavad? Siin on tõesti 2 erinevat planeeringut, üks käsitleb teeterminali ala ja see teeterminali ala on üsna suur ala ja hästi jämedalt võime öelda, et ruutmeetri maht on, mis siis me ei ole lõplikult ju otsustanud, mis turule on mõistlik suunata, on kuskil suurusjärg 20 000 ruutu. Ehk me võib-olla esimeses faasis kohe liiga suurelt peale ei lähe, nii-öelda püüame turgu tajuda, aga jah, vähemalt see on see suurusjärk, millest me räägime kõige esimeses faasis. Meeldetuletuseks, et kogu maht on üle 300 000 ruudu. Jah, võib-olla täpsustuseks nii palju, et see on siis see osa detailplaneeringust, mida me kavatseme esimeses etapis realiseerida, et see ei ole kogu see maht, mis sellest 2 osast võiks lisanduda. Aga täname küsimuste eest, täname kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni jälle. Kohtumiseni.